See suur küsimus on tegelikult siin presentatsiooni pealkirjas ära toodud ka, millel ma siis oma esitluse käigus vastan. Aga enne kui ma selle vastama saan hakata, siis ma pean natuke seda meeleolu ka looma, et kes me siis oleme. Ja meil on hea meel, Sven on ka saalis, teeme Svenile ka ühe väikse aplausi seal. Tubli poiss Saarest siia tulnud vahepeal. Aga see on väike siis resümee meist ja mida me siis teinud oleme, et 4 aastaga ehitan siis oma ettevõtet ja mõnevõrra nimetame ka ennast siis selliseks ettevõtte tüübiks nagu kitchen startupiks ja 2 sõnaga selgitan ka, mis selle nagu mõte seal taga on. Aga tohutu peensõna on supertoidu segu, siis panin selle pildi selleks, et kõik saaksid enam-vähem aru, millest me räägime ja kõigil, by the way, on oma koti sees ka täna siis meie uus batoon kaasas. Nii et saate siis maitsta. Üks ettevõte peab pidevalt arendama enda tooteid ja teenuseid, siis me samamoodi oleme jõudnud nüüd sellisest supertoidud, mis läksid smuutide sisse, omakorda siis järgmisesse kategooriasse, kus me viime seda tervislikkust siis ka batoonide puhul kättesaadavaks igapäevaselt. Aga kui me võtame ühe sellise kitchen startupi, siis kitchen startup teeb kõike ise ja meie puhul oli siis see kõike ise tegemine, see nimekiri on siin ees olemas, et seal ei olnud asja, millega me täna siis nagu kokku ei puutunud, et vedades ka ise siis erinevaid asju ka Veterinaar- ja Toiduametiga, et sa pead olema esialgu hästi avatud ja valmis kõikideks nendeks väljakutseteks, mis ettevõtte ehitamine nagu ette viskab. Ja kogu selle paketi juures, ütleme see turunduse osa, see on 1/10 tegelikult. Ja kui vaatame, et ettevõtte ellu jääks, siis see on üks kõige tähtsamaid osasid. Aga selle turunduse tegemine oli meil mõlemal 2 peale selline nagu loomulik protsess, et kuigi need ülejäänud ülesanded olid meil 2 peale ära jagatud, kes millega siis fokusseeritumalt tegeles, siis see turundus oli see koht, kus me saime oma ajukurud kokku panna ja otsida selliseid ägedaid lahendusi, et jõuda siis inimesteni. Meie eesmärk oli see, et mitte ehitada siis nagu toodet, vaid tegelikult saada enda toode inimeste kätte, saada need võimalikult palju meie toodete testima, tarbima ja sealt siis hakata kasvatama ka endale siis kliendibaasi. Selline näeb välja kitchen startup. Keskelt ülevalt on esimene põhivara, mis me ostsime, on 8 telliskivi Sveni Golfi pagassis, mis oli meil tootmisesse vaja selleks, et mingisugused potsikud vähe kõrgemale astmele saada. Aga kitchen selles mõttes ka, et mida iganes me tegime, oli see siis, kirjutasime blogi või tegime oma miitinguid seal, siis see kõik algas ja lõppes ikkagi köögis kogu selle tootearenduse ja esimeses etapis ka tootmisega. Nii et see on see nagu stardipunkt, kus me oleme siis oma teekonda alustanud ja mõnevõrra selle protsessi käigus ka siis õppinud, kohanenud ja arenenud. Ja minnes selle päeva siis küsimuse juurde ka, ehk siis kuidas kasvatada oma äri siis sotsiaalmeedias, siin on siis väike kokkuvõte, ütleme sellisest 6 teemast ja seal sees on siis nii soovitusi, vigu, kui ka siis selliseid õppetunde, mis me siis läbi teinud oleme. Esimene punkt, mis pihta hakata kindlasti igal ettevõttel, kes täna vähegi nagu turundusega kuskile poole fokusseerib ennast, tuleb enda siht paika seada. Meie puhul hästi lihtne, me ei jaganud sellest ülemisest otsast midagi, neid välimeediad ja kõik paberkandjad, raadiod ja teled, ehk siis me ei ulatu sinna nendesse kanalitesse, kui me hakkame pihta. Ja me võtame endale kõige mugavamad, kõige lähemal olevad kanalid, et seal enda toodet hakata siis müüma siis inimestele või tutvustama inimestele. Et hästi lihtne meie jaoks valik oli Instagram ja Facebook. Need 2 kanalit andsid meile kätte selle nagu stardikoha, kus me õppisime iseenda toodet müüma. Ma siin paneelis enne istus Annika ja ütles väga hästi, et esimene aasta tuleb oma diilid kõik ise ära close'ida seal. Ja ma ütleks, et meie puhul võttis 1,5 aastat aega, enne kui me
selle nagu protsessi käigus saime aru, mida me siis peame sellele inimesele siis enda tootest rääkima, milliste sõnumite peale nad reageerivad seal, ja kui sa oma ettevõtet ehitad, siis sa tegelikult tahad hästi kiiresti seda tagasisidet saada seal. Ja need kanalid andsid meile selle võimaluse kätte. Pluss Instagram ja Facebook ka reklaamiliselt, see rahaliselt, mida sa sinna investeerid, on hästi lihtne alustada, hästi väikse eelarvega. Et meie esimene kuu oli juuli 2015, teenisime 310 eurot ja 70 senti sealt ja Facebooki eelarve oli 200 eurot. Nii et ütleme, niisugusest stardiplatvormist me kasvatasime edasi ja tegelikult sealt pidevalt kasvatasime oma investeeringut ka sinna Facebooki kanalisse. Veel tõmbasin ringi ümber sellele Google'i paketile ka, selles mõttes, et nii kui sa lähed oma toote või teenusega laivi seal, siis ühel või teisel hetkel hakkavad inimesed otsima sind Google'ist, leidma sealt ja siis juba tegelikult see email ja see turundus tuleb ka sinna siis juurde. Teiseks on aeg versus raha. Hästi suur koht, millel nagu mõelda, et aeg on, raha ei ole, siis see on võib-olla üks suurimaid vigu ka, mida siis täna me ka ise näeme Sveniga, mida siis ka teised ettevõtted teevad enda turundamisel, et võtavad need Facebookid ja Instagramid ette seal ja siis investeerivad väga palju sinna ajaliselt sisse, sisu tootmistele, kogu selle infopaketi kokkupanemisele, aga kokkuvõttes, kui me räägime nüüd nagu ärilisest aspektist, siis see tulemus ei ole kunagi stabiilne. Kuna need postid levivad, kuhu kohta nad levivad, kas see läheb õigele sihtrühmale või mitte, seda mitte kunagi siis selliselt nagu teada ei saa. Teiselt poolt, kui me võtame, et raha on, kas või natukene, ja see annab juba sellised tööriistad kätte, mis meil omakorda võimaldab vähendada seda massilist tootmist sinna kanalisse, tehagi reaalselt 3-5 posti nädalas ja tegelikult keskenduda see aeg siis sinna juba reklaamidele ja tegelikult püsivate tulemuste toomiseks. Et esimesest päevast peale me oleme ikkagi proovinud enda jaoks nagu pidevalt areneda sinna suunda, et me suudaksime oma äri stabiilsemaks ehitada just perspektiivi siis vaadates. See on kindlasti üks vigadest ka, mida ma nagu välja saan tuua, on kõige tähtsam ost on ost number 2. Ost number 1 kõik hästi palju keskenduvad. Aga see ost number 1 on, viga on see, et seepärast see on hästi kallis. See läheb hästi palju maksma. Ei ole üldse nagu võõras selline väljend, et selle esimese ostuga ei peagi kasumit teenima. Või see mindset või see mõte. Me jaoks oli hästi arusaamatu alguses see, sest me proovisime kohe kõik ostud kasumlikuks saada sealt, aga see point istub seal seesama see customer lifetime value. Ehk siis, mida pikemalt on klient meiega kaasas, seda madalamaks lähevad need kulud selle kliendi siis uuesti kordusostule toomisel ja meie omakorda siis suudame selle äri stabiilsemalt siis üles ehitada. Mis ka siin näitab, et see kulu tegelikult see perspektiiv jookseb alla. Mitte, et see ainult nagu minu mõte oleks, siin on 2015 tehtud e-commerce'i uuring ja siin on näidatud see ost number 2. Põhimõtteliselt sama, et 10 poisiga lähete teidile ja neist 3 tulevad järgmisele kohtumisele kaasa. Ülejäänud 7 saadavad siis saba, meeldid juuksed, seelikud, sussid, küüned, mida iganes seal. Ehk siis mida rohkem sa neid teite teed, mida rohkem sa neid inimesi ühelt poolt nagu sisse tood sinna tunnelisse, et sa tood uusi kliente peale, ja seda rohkem suudad kasvatada ostude arvu, siis sul on see kliendibaas ja see äri tegelikult stabiilsus järjest kasvab ja järjest suureneb. Et kogu selles protsessis see esimene 32% ongi see kõige raskem osa, et kui klient on selle esimese ostu ära teinud, et mismoodi teda nüüd uuesti nüüd tagasi tuua seal, ja seal nüüd on mõned võimalused ka, mida me siis räägin siin järgmises paaris tükis. Automatiseeritud retarget tunnel, eestipäraselt on siis järelturundustunnel, see on nüüd meie lähenemine kogu oma kliendi teenindamise protsessile tegelikult. See kliendi teenindamise protsess hakkab pihta sellega, et me oleme loonud sisu, contenti, me oleme loonud õpetlikku sisu, et aidata oma kliendil paremini aru saada meie tootest, seda, mida me pakume.
Läbi selle, et me oleme siis Facebooki reklaamiga selle inimese toonud endale kodulehele või siis niisama postitusega, toonud selle inimese kodulehele, ta pole teinud seda soovitud tegevust, ehk siis sooritanud ostu. Nüüd hakkab sellele siis järgneb protsess, kus tutvustatakse sellele inimesele juba seda toodet ja kui ta ostu veel ära ei soorita, siis järgmises etapis öeldakse seda, et by the way, me oleme kuskil jaekettides ka saadaval. Miks selline nagu lähenemine on ülioluline, on sellepärast, et me teeme äri nagu kahes kanalis. Me teeme seda online'is, kus on meie enda vood. Meil esimene prioriteet on online'is enda müüki kasvatada. Aga teine pool on see, et kui me teame, et see klient nagunii online'ist ära ei osta, mida vanemaks inimesed, seda vähem online'ist ostavad tänases seisus, et siis on tegelikult meie kohustus ka öelda oma kliendile, et me oleme ka teistes kanalites saadaval. Sellega me ei välista enda müüke teistes kanalites ja me väga hästi suudame mõlemad kanalid panna toimima selliselt, et need üksteist ei söö ära. Kui me räägime sellest protsessist, siis esimene sisu kokkupuude või esimene kokkupuude meie ettevõtte ja meie brändiga on 90% on läbi selle sisu, mida me blogisse loome. Läbi sisu, millest me siis inimest õpetame ja räägime talle siis sellest tervislikust toitumisest ja harjumustest seal, me ei räägi enda tootest. Ehk siis me ei tea veel, mis toodet see inimene tahab meie käest saada või mis probleemi me saame sellel inimesel lahendada. Ja selleks, et me seda kõige paremini siis teada saame, ongi siis sama see sisu, need teemad, mida me seal käsitleme, on ära toodud siis erinevate postitustega. Ehk siis siin on 3 sisu postitust, mis on tehtud siis Facebooki, mis omakorda meile annab väga hea ülevaate sellest, millisest tootest me igale inimesele rääkima peame. Mida suuremaks läheb toodete portfell, seda rohkem on vaja aru saada, milliseid tooted oma klientidele siis pakkuda. Ja me jõuame enda jaoks sellisesse lahendusse, et õige sõnumiga õigel ajal õigele inimesele. Et siin on 2 näidet võetud meie sellest loogikast ka, et kui meil inimene on jõudnud mingil kujul nüüd kodulehel sellisele kohta nagu meie uutele batoonidele, on vaadanud seda, aga ta pole ostnud, siis esimene asi, mis ta näeb, on tal järelturundus, mis tegelikult veel selgitab seda protsessi, mis asi see toode on, millega nagu tegemist ja mis teised inimesed sellest arvavad. Kui me täna räägime digiäri tegemisest või digikanalis online poe pidamisest, siis me peame arvestama ühte fakti, mis täna erineb tavalise kaubandusega. Selverisse lähed, astud sisse, sul helistab keegi vahele, sa näed sõpra seal, aga sa oled ikka Selveris. Sa teed selle ostuprotsessi lõpuni. Unustasid midagi ära, no worries, lähed tagasi. Aga kui me võtame nagu online'i poole ette, siis online on täna selline, et see pood võib olla 1 tab Google'is lahti, mis on 10-st 1. Või siis sa istud taksos ja lappad seda telefoni ja nii edasi, et sa sinna online poodi võid nagu igal jumala hetkel sisse sattuda. Ja sama jumala hetkel võib see protsess ka katkeda. Ehk siis kui me räägime online poest, siis esimene asi on ka oma kliente nagu järelteenindada selleks, et nad jõuaksid siis sinuga õige selle ostu tegemiseni. Ja ütleme, tänase perioodi on arvestatud 7-14 päeva peale seda, kui ta on esimese kontakti sinuga siis ära teinud. Ja siinkohal jõuame ka sellisesse kohta, et e-maili automatiseeritud turundus. E-mail käis siin ka läbi, sest minu arust neid e-maili matuseid on ka viimased 15 aastat peetud seal, see sureb ja läheb ja ei ole teda ja nii edasi, siis tegelikult hästi palju alahindasime e-maili enda äri puhul. Need statistilised numbrid on toodud nagu päris faktidena välja siia, sest need olid esimesed kohad, mis ka meil panid selle nagu mõtte liikuma peas, et me võiks sinna investeerida enda aega. Ja e-maili koha pealt me hüppasime, 2 aastat peale oma ettevõtte käivitamist hüppasime alles selle tegemise peale. Ja kui teie ettevõte, kes online'is müüb oma tulemusega alla 30% e-mailist, toob oma müügitulemuse, siis see potentsiaal on kasutamata. Tänases seisus meil endal on 33-35% juures on see e-maili osakaal sellest turundamisest. Ja see ei ole lihtsalt selles mõttes nagu nädalakiri või kuukiri seal,
See on süsteemne lähenemine, kuidas oma kliente siis teenindada need, kes on juba tulnud kliendiks. Ehk siis kuidas tuua seda teist ja kolmandat ja neljandat ostu sealt. Siin on kaks võimalust ka, siis on kas siis ostnud kliendi automaatjada, ehk siis peale seda, kui ta on ostu ära sooritanud, hästi palju ettevõtted unustavad ära oma kliendi, sest et nüüd, kui ta on minu kätte saadud, siis nüüd mul ei ole vaja temaga rohkem tegeleda, et tegelikult tuleks hästi süstemaatiliselt läheneda sellele, ütleme, peale ostu on kriitiline periood on 21–45 päeva peale ostu sooritamist, on see ajaaken, kus see klient on kõige tõenäolisem tulema siis järgmist ostu tegema. Olenevalt loomulikult toote tüübist ja sellest, kui kiiresti seda toodet tarbitakse, aga tihtipeale on see ajaline aken on seal olemas, sest tal on viimane mälu veel selle brändi või selle ettevõtte nagu kokkupuutega ja ta on hästi valmis tegema. Teine, mis on siia juurde on siis liidide kogumine ka, ehk siis emaili listi kasvatamine ja see emaili listi kasvatamise mõte istub täna selle 1 euro taga. Et kuidas nagu väärtustada seda emaili, mis meil on olemas, või seda emaili andmebaasi, siis see on hästi lihtne. Üks email on 1 eurot väärt. See on siis, kui sa teed kõige primitiivsemat emaili turundust. Tähendab, sul on 5000 emaili on emaili listis, siis igakuiselt peaks see emaili list genereerima sulle 5000 eurot käivet. Simple as that. Teine pool, kui me räägime nüüd seda automatiseerimisest, siis selle 1 emaili väärtuseks võid sa kasutada ka 9 eurot. Ehk siis, mida paremini sa suudad selle emaili listi sees segmenteerida, neid inimesi samamoodi sihtida, suunata ja teenindada neid õigel hetkel, õigel ajal, õige sõnumiga, seda väärtuslikumaks sa suudad selle 1 emaili teha enda jaoks, oma ettevõtte jaoks. Ja tänases seisus, kui kõik siit ära lähevad, siis mõtlevad, et see email võib-olla ei olegi surnud. Täiesti normaalne kanal ja ma arvan, et kui võtta niisugust 3 fookust endale ette, siis Facebook, Instagram ja email peaksid olema need asjad, mis peaks olema kaetud baasina ja kõik ülejäänud kanalid, mis aitavad siis endal neid tegevusi kas siis juurde tuua või seda väärtust kasvatada või neid uusi kliente kuskilt otsida, siis on kindlasti nagu soovitus katsetada, aga mitte ennast kohe ära committida sinna sisse, et ma nüüd hakkangi tegema. Üks kanal, millest rääkisime ka, oli Instagram. Sellega on üks võlu ja valu on sellega kogu aeg. Meie 2 alustatavat kontot on ka siia ära toodud. See suurem on pilt 2018 algusest, see väiksem on 2015, milline nägi see Instagram välja. Mäletate ka üldse või? Dinosaurused siin. Et tegelikult see kanal, see kanal on niivõrd palju selle aja jooksul arenenud, selle 4 aastaga. Ütleks, täna enam sellise 1000 postitusega mingit edu ei garanteeri. Et see sisu on seal juba piisavalt palju, kaasaelamine väheneb, inimesed ei viitsi enam teha, see mingi uudsus on möödas seal ja tegelikult ettevõtted peavad ka enda jaoks nagu kohanema, et mida nad siis selle kanaliga lõppkokkuvõttes nagu peale hakkavad, mismoodi lülitada seda enda siis turundusplaani ka sisse selleks, et ta oleks siis eesmärgi põhine. Mida me ise soovitame täna ja mida me kasutame ka, on koostöödes siis mikroinfluencerid. Kui me räägime nagu definitsioonist mikro, siis Instagrami definitsioonis on see konto, millel on alla 100 000 jälgija. Ehk siis Eesti influencerid on kõik mikroinfluencerid. Aga me ise siin võtame, ütleme, konto suuruseks selline paar tuhat, autentsed, hästi isikupärased, väga nagu koostöö valmis, kindlasti nagu hästi hea hulk inimesi, keda enda ümber tuua. Selles mõttes siin peab see paika, et suurus ei ole oluline. Et see number taga jälgijates ei ole oluline kui see, et see sügavus ja see kokkupuude nende inimeste ja oma fännide vahel. Igapäevane nagu kohustus, selles mõttes sa pead ennast committima sinna taha, sa pead ennast käskima seda nagu teha ka, et sa ei saa teda juhuslikult arendada ja seal peab olema mingi strateegia, oma süsteem. Ja mina ei tea, kõigile ei sobi. See on ka loomulik asi aru saada. On tulnud küsima kahveltõstukid, näinud Instagramme, väga kihvt on, ülikeeruline lihtsalt nagu jälgida seda ja vaadata kahveltõstukeid seal. Teine pool ettevõtted küsivad, et kas kõik käsevad, kõik räägivad, sest et Instagrami peab tegema, on ventilatsioonipuhastaja oli, istusime maha, rääkisime, kus see äri nagu lõpuks tuleb, on ju. Google'ist otsivad ja mingid teised kanalid, siis ei ole vaja teha seda Instagrami.
Et selleks, et nüüd Instagramis nagu edukas olla, ei pea veel ilmtingimata Instagramis siis seda kontot looma ja seda sisu sinna igapäevaselt tegema, sest see on rets ajakulu. Siin on ka siis üks nagu sissevaade meie Instagrami koostöödele ka. 2 kuuga siis 15 000 euro eest tegime siis koostöösi. 15 läks maksma meil toode, saatmine, kus iganes maailma otsa, sellest 15 ei maksnud ühtegi eurot sellele inimesele, kes siis pidi meie toodetega siis niisugust pilti tegema seal Hawaii'l. Aga mis seal sellel nagu õppetund meile oli, et kui me ise lähme endale aktiivselt neid koostöösi otsima seal, siis neid tooteid väga hästi võetakse vastu. Ja mis sellest nagu tulemus pärast oli väga palju pilte Instagramis ja siis oligi natuke nagu kõik. Et siin on lihtsalt üks Poola näide ka lahti löödud, mis Google Analytics näitab meile, et tegime seal ka mingi hulga nagu koostöösi, 600 eurot tekitas käivet seal, aga niisuguseid Poola näiteid oli meil veel 12-13, ehk siis hästi palju meil see influenceri koostöö nagu hajus laiali, nagu aevastus mööda maailmakaarti seal ja igalt poolt natukene ja lõpuks ei andnud kokku mitte midagi. Nii et selles mõttes oli õppetund, et kui sa seda turundusse investeerid, selle influencerika koostööd, siis sihi seda kuskile konkreetsesse riiki, kui see riik on liiga suur, siis piirkonda ja linna. Facebooki või Instagramis, siin on Instagrami sihtrühmad ära toodud, mida öelda on see, et Instagram nagu vananeb. See tähendab seda, et eelmine aasta ma olin selles kõige pikemas tulbas vanuseliselt, sel aastal ma olen sellest järgmises tulbas. Ehk siis normaalne protsess inimestel, iga aasta on sünnipäev ja sealt see tegelikult natuke nagu tasakaalustub kogu see jälgijaskond. Ja nüüd see soovitus kokkuvõttes on see, et kui me räägime nagu Instagrami tegemisest, koostöös ja loomulikult kogu see sisu seal teha, siis 2020 tuleb vaadata Instagrami kanalit, nagu on Facebook. Ehk siis 20% kulutada aega sellele sisu tootmisele, nendele tegevustele seal sees ja 80% kulutada aega nendele reklaamidele, mis sul seal taustas teenindavad neid inimesi, kes on nendes kanalites olemas. Ja Instagrami ja Facebooki tasub võtta natukene eraldi, et sa need süsteemid erinevalt eristad või ehitad üles siis mõlemasse kanalisse. Ja ma arvan, seal peitub see nagu väärtus ja võlu, kui tänases seisus keegi ettevõtte enda jaoks proovib seda Instagrami nagu lahti mõtestada, siis kõik unustavad peast ära selle reklaami ja tasulise poole, sellepärast, et 4 aastat tagasi ei olnud seda, aga täna on ja ütleme, selle aastaga on kasvanud see üheks põhiliseks kohaks. Lihtsalt oma praktika näitab seda, et väga vähed ettevõtted, kui üldse mingid ettevõtted Eestis täna kasutavad seda. Nii et kõik need asjad, mis siia välja sai toodud põhjusega, sellepärast, et nende kasutus Eestis kas on puudulik, kas seda üldse ei tehta, tehakse väga vähesel määral või ei osata siis kokkuvõttes. Et küsimus sai vastatud. Suur tänu, Teet! Palun! On selge, et meid mitte Instagramist, Facebookist Impact 80-20 pealt jälgitakse, sest vahepeal on tulnud ka sõnum, et ära näpi telefoni laval, järelikult meid ikkagi vaadatakse. On tulnud päris mitmeid küsimusi. Mis on käibe osakaal makstud versus muu meedia? Makstud meedia... Ütleme... Ma selle osakaalu ei tea, me paneme 3,000–4,000 eurot on Facebooki eelarve meil, ehk siis tasulised reklaamid. Ja kui ma võtan nagu sellest, mis me paneme sinna tasulistesse reklaamidesse, siis muid kanaleid me ei kasuta. Selles mõttes, et pabermeediat selle kõrvalt ei tee ja Delfi bännereid. Ma küsin korra vahele, toode on ikka väga hea jätkuvalt. Ikka väga. Et mitte mehed lihtsalt ei oska Instagramis, Facebookis reklaami teha, vaid toode on ka väga hea. Toode on ka väga, toode... See on kuidagi eeldus, et see peab olema väga hea, see peab toimima, see peab oma nendele lubadustele vastama. Et kui see vastab lubadustele, siis see sõnum saab levida. Kust üldse tekkis mõte teha selliseid batoone? Kas konkurente pole juba piisavalt? Ja ma küsiks juurde, kas konkurendid teevad seda Facebooki, Instagrami värki kehvemini? Kõvasti.
mitte ainult konkurendid, ma arvan, pool Eestit teeb seda ikkagi väga palju kehvasti, alla lati lasevad seal, et Aga mis need põhiprobleemid on siis? Mis see tähendab alla lati? Esimesed 1, 2, 3 põhipõhjust. Punkt 1 oli see, et kui me räägime, meil on nagu koolitused ka, me näeme väga palju ettevõtteid, kes seal käivad, siis Facebooki need pikslid ja tunnelite kasutamised, see on ikka täitsa kosmos, noh. Üksikud käed 20 tõuseb püsti, kes üldse nagu mingi Facebooki piksliga kokku puutub seal, et kui me võtame turunduslikult, siis seda talupoja enda nagu pealehakkamist on palju, aga seda nagu edasi mõtet, et noh, kuidas seda nüüd arendada ja välja ehitada seal, siis see jääb seal nagu poolikuks. Mis vahendeid kasutada e-mailide turunduse jaoks? Meil on selline tarkvara nagu Klaviyo, väga hea, viimane, mis on veel on, Sven ka katsetanud, on MailerLite, mõlemad on nagu väga head toimetavad. Kuidas puhtalt jaekaubanduses tegutsedes ennast sotsiaalmeediasse integreerida? Oi, see on väga hea. See on viimasel ajal üks suurimaid teemasid, et kõik proovivad sinna sotsiaalmeediasse integreerida. Üks pool on see, et tegelikult tuleb endale stabiilselt ehitada üles teadlikud Facebooki reklaamid pidevalt, mitte mingi kampaania raames, et nüüd tulid mõmmid ja nüüd tulid uued limpsid. Et tegelikult on vaja kogu aeg seda teha, teavitada seda, kus kanalitest teie uued tooted on müügil, kui palju vigu selle koha pealt tehakse. Teine pool on see, et kui juba ettevõtte tahab digikanalisse minna, siis investeerida ka sellesse nagu sisuloomesse. Osad on väga palju investeerinud, luuakse tohutut sisu, aga seda sisu ei kasutata ära selleks, et omale klienti tuua, oma tooteid selgitada. Väga suured piimatööstused, joogitööstused teevad seda reha minu arust kogu aeg.